elukutsetest on tantsi oma arvatavasti kõige ebatavalisem. See on seletatav meie kunsti spetsiifikaga, nende väljendusvahenditega, mis on ta käsutuses. Meie balletiartistid ei saa toetuda sõnale, mis on draamakunsti ja järelikult ka draamanäitleja olemus. Sõnale, millel on oma osa ka ooperi loomingus. Meil on selle asemel äärmiselt tinglik žestide, pooside ja liigutuste keel. Keel, mis ei kanna endas mingit konkreetselt määratletavat informatsiooni. Kuid just nimelt selle keele abil, klassikalise kooli keele abil, peame me avama teose žüsee ja selle kangelaste iseloomu niisama sügavalt kui teisedki kunstiliigid. Selle kunsti valdamine on äärmiselt raske. Omada häid füüsilisi eeldusi tantsimiseks, nagu öeldakse, pole kaugeltki kõik. Meie elu on metsik igapäevane töö, ilma milleta balletikunstis ei saavuta midagi. Võib öelda, et resultaat saavutatakse siin treeningutel ja proovides valatud higiga. Neist õigupoolest elu koosnebki. Etendused, need on pidupäevad. Aga tee nendeni algab igapäevastest tundidest, igapäevasest treeningust, mis on vältimatult vajalik, et püsida pidevalt heas professionaalses vormis. Tund see on õppetöö, mis koosneb erinevates tempodes harjutuste ja kombinatsioonide seeriatest, mis hõlmavad praktiliselt kõik elemendid klassikalise tantsusüsteemist. Süsteemist, mis on aluseks neile ballettidele, mida me esitame. Seepärast me tundides lakkamatult õpime seda keelt, milles me pärast hakkame vaatajale kõnelema. Kogu oma loomingulise elu vältel me lihvime seda keelt, püüame tabada tema seadusi, püüdleme selle poole, et saavutada maksimaalne, süsteemi vaba valdamine. Tantsu erinevad elemendid, erinevad liigutused, mida tehakse tunnis, kasutatakse hilisemas töös ühe või teise lavastusega. Etenduse proovis on juba teised ülesanded. Seal omandatakse ballettmeistri keel, tulevase teose keel. Tund valmistab meid selleks ette, mis on meie elu põhiülesanne, rolli kehastamine, erakordselt keeruline ja mitmetahuline ülesanne. Sest ballettmeister loob ju algul etenduse teksti, plastilise teksti, mida ei tule ainult ära õppida, vaid ka füüsiliselt omaks võtta, kui nii võib öelda.